Kiri Efeslastele, 1. peatükk. Paulus, Jumala tahtmisel Kristuse Jeesuse apostel, pühadele, kes on Efesoses ja usklikele Kristuses Jeesuses. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega Kristuses. Nõnda, nagu tema on meid Kristuses valinud enne maailma rajamist olema pühad ja laitmatud tema palge ees armastuses. Meid ette määrates lapse õiguse osaliseks Kristuse Jeesuse kaudu, enese juurde oma tahtmise heameelt mööda, tema armu kirkuse kiituseks, mille ta meile on kinkinud selles armastatus. Temas on meil lunastus tema vere läbi, üleastumiste andeks saamine tema armurikkust mööda, millega ta meid on ülirikkalikuks teinud kõiges tarkuses ja arukuses. Tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud aegade täiuse korraldamiseks, et Kristuses võtta kokku kõik, mis on taevas ja mis on maa peal. Temas oleme ka meie saanud liisu osa ette määratult kõigest toimivat kavandamist mööda tema tahtmise nõu järgi, et me oleksime tema kirkuse kiituseks, kes me varem oleme lootnud Kristusele. Temas olete ka teie sellest ajast peale, mil te saite kuulda tõesõna oma pääste evangeeliumi ja kellest teiegi saanud usklikuks, olete kinnitatud tõotatud püha vaimu pitseriga. Selle vaimu, kes on meie pärandi tagatis omandi lunastamiseni, tema kirkuse kiituseks. Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust Issandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu, ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades, et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema äratundmisel. Valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul. See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnust ja pani istuma oma paremale käele taevas, kõrgele, üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul. Ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges. Amen. Taavi, kui ma teen plaksu, siis võib nagu see filmima hakata või lindistama. Okei. Ma mõtlesin David šnitti võtta, et siis kui me filmisime Taaviga, siis ta tegi plaks hästi palju. Igatahes, selline tore tekst. Kui paljud on Efesose kirja lugenud? Mitte keegi, okei, einiken, mõned on. Olete või ei ole, siis ma õpetan teile seda, teen selle selgeks. Igal juhul see on selline, vähemalt ma näen, et ta on hästi sagedasti loetav kiri. Miks? Sest ta on lühike, ta on konkreetne, seal ei ole mingisuguseid keerulisi nimesid väga palju sees. Ma näiteks olen oma piibli lugemise järjega Vanas Testamendis ja ma olen ajaraamatus. Õnneks sai see nimede osa läbi, aga seal on 9 peatükki, saate aru, 9 peatükki on nimesid ja sellele sündis siis tuleb keeruline nimi ja sellele sündis tuli keeruline nimi ja nii edasi. Efesose kiri ei ole nii keeruline. Seda on palju lihtsam lugeda. Kui te ühe istumisega selle läbi loete, siis te jõuate 15 minutit, 20 minutit, kui te olete aeglased lugejad, siis on läbi. See on hea kiri, mida lugeda, hea kiri, mida õppida. Ja see on hästi vajalik kiri, sest et ta annab meil hästi praktilisi teadmisi, kuidas elus toime tulla. Annab hästi praktilisi teadmisi Jumala kohta, kes on Jumal. Annab praktilisi teadmisi meie kohta, kes meie olime enne Jumalat ja kes me oleme pärast Jumalat. Nii et tasub seda kirja lugeda. Martin Lloyd-Jones, üks selline, oli Martin Lloyd, jah, võib-olla üks teine teoloog, mis iganes, mingi jutluste teoloog. Ma lugesin ühte tema raamatut ja ta kirjeldas, et kui Efesose kiri on nagu selline natukene poeetiline kokkuvõte evangeeliumist, Jumala tööst ja selle toimest, siis Rooma kiri on niisugune hästi süsteemne.
aga ta kuidagi toob need kokku. Et Efesose kiri, ta on nauditav lugemine tegelikult. sa ei pea väga palju ajusid ragistama, et sealt hästi aru saada. aga samas seda tuleb ka uurida. Igat piibliraamatut tuleb uurida. Üldise lugemisega sa ei saa neid tarkusi kätte. Nüüd ma võin küll Martin Lloyd Jonesi tsiteerida, sest et ma sain selle info või teadmise tema raamatust. Et ta oli 20. sajandil, eelmisel sajandil selline tuntud teoloog, Inglismaa teoloog, kirjutas mitmeid raamatuid, teenis ühes koguduses. Ja tema mõte oli see, et nii tihti me loeme sellise üldise pilguga, me loeme, siin see tervitus on siin ja siis me läheme, et mingi jumala kiitus on siin ja kõik on ja, aga me ei peatu nagu nende sõnade peal, me ei peatu nende terminite peal, me ei jää siia sisse, vaatame, et okei, siin on öeldud, kiidetud, et mida see nagu täpsemalt tähendab. Me mõtleme, et see on lihtne sõna. Tegelikult ei ole. Kui sa vaatad sinna sisse, sa mõtled, mida see Paulus tegelikult mulle öelda tahab, siis sa näed, et sealt tulevad sellised rikkused välja. Ja sellepärast oli mul nii põnev lugeda, nii põnev uurida ja ma üritasin napisõnaliselt neid asju kokku kirjutada ja mul tuli juba mingisugune 25 lehekülge teksti. Ehk siis väga, väga raske on teinekord uurida midagi ja siis jääda lihtsaks. Aga see selleks. Kui te tahate mingit piibliraamatuid paremini mõista, siis tuleks teada seda, et need peatüki nummerdused siin ja need salmide nummerdused, tegelikult need ei ole algsetes käsikirjades, siis kui nii öelda. Või õigemini, see ei ole pühakiri. See on hiljem lisatud selle jaoks, et meil oleks lihtsalt mugavam piiblis liigelda ja meil oleks mugavam mingisuguseid tekste üles leida. Aga sellega on üks oht. Selle koht on see, et me võime piiblit kohelda kui nagu mingisugust horoskoopi. Saate aru, ma võtan siit lahti midagi ja siuke tekst. Piibel on raamatutes meil antud. See tähendab, et me peaksime seda lugema nagu üllatus, raamatut. Kui te loete Harry Potterit, see ei hakka ju kuskilt raamatu teisest poolest pihta, võtad sealt ühe lause teise poole ja mõtled, Harry Potter on hea raamat. Ei, sa pead lugema terve raamatu läbi, et saada raamatu terviklik sõnum kätte. Ja sellepärast tasub ka piiblit sellise pilguga lugeda, et piibel on, muidugi ta on terviklik sõnum, aga ta koosneb erinevatest raamatutest. Ja iga raamat on kirjutatud mingisuguse põhjusega, mingi eesmärgiga. Efesose kiri ka. Ehk siis tuleb küsida, mis põhjusel on see raamat kirjutatud? Ja kui me uurime Efesose kirja, siis me peaks küsima, mis põhjusel pani Paulus selle kirja? Paulus ei istunud lihtsalt ükskord maagiks, et nii, ma otsustan nüüd kirjutada piiblit. Ei, ta nägi, et on mingi probleem, mingi konflikt ja pani selle kirja ja saatis selle kirja ringlema. Mingi kindlal põhjusel. Nii et üks võti, mis aitab teil piiblit paremini mõista, jätke meelde, on küsimus, et miks on see raamat kirjutatud. Miks on see raamat kirjutatud? Kui ma uurisin selle kirja ajaloolist tausta, siis see on kirja pandud suhteliselt samal ajal nagu Pauluse kiri kolosslastele. Ja kui te loete neid kirju kõrvuti, siis te näete, et need on väga sarnased, seal tuleb sisulisi sarnasusi välja. See kinnitab ka seda, et need on suhteliselt samal ajal kirja pandud. Aga seal on erinevus sees. Kolossa kiri on hästi spetsiifiline. Efesose kiri on hästi üldine. Ta jääb selliseks hästi kuidagi laiahaardeliseks. Ja sellepärast on ka mõeldud, et see ei ole tegelikult mingi spetsiifilisele kogudusele antud kiri. Ja üks põhjus, mis seda kinnitab, on see, et algsetes käsikirjades puudub siin fraas Efesosele. Ja nüüd hakkame mõtlema, et appikene, mis siin nüüd viga on. Ütlen kohe, paanikas pole vaja minna, sest et õpetuslikult see ei muuda mitte midagi. Efesose see fraas siin, see võib väga praktilistel põhjustel olla. Esiteks, Efesose linn oli tolle aja piirkonna pealinn, see piirkond, kus see kiri ringles. Ja üks teooria, mis ma selle kohta lugesin, oli see, et Paulus jättis meelega selle fraasi lisamata, kuna ta tahtis, et see oleks üldine. Et läheb Efesose kogudusse, seal on ümbritsevaid linnu väikseid, läheks sinna ja natukene kaugemale ka. Et jättis selle fraasi lisamata, sellepärast, et need kogudused, kes seda loeksid, saaksid sisuliselt enda nime sinna lisada. Aga kuna see liikus rohkem Efesose piirkonnas ringi ja Efesos oli selle piirkonna pealinn, siis hilisemates käsikirjades on see fraas sisse tulnud. Aga õpetuslikult see ei muuda mitte midagi. See jääb kõik samaks. Ja teiseks kinnituseks, või õigemini julgustuseks meile on see, et siin on öeldud ka veel, et usklikele, kelle see kiri suunatud on, usklikele, see on meile. Ehk siis meile kõigile. Vot. See on natukene ajalugu. Kui paljud teavad, mis äge asi seal Efesose linnas oli? See oli üks hästi äge asi kunagi. Kes on käinud seal? Ma ei ole. Seal oli üks kunagine maailma ime, Artemise tempel. Kes on koolilapsed, te peaksite teadma neid vanu maailma imesid. Artemise tempel asetses seal või teise nimega Diana tempel.
selline jumala kuju oli seal. Et see oli hästi niisugune kirju piirkond, Efesose piirkond, hästi palju erinevaid selliseid religioone, maailmavaateid, müstikat, nõidumist, loitsumist, igasugune kirjukompott. See on see taust, kuhu Paulus selle kirja saatis. Ja kui evangeelium levima hakkas, siis need inimesed tulevad sellest kirjust kompotist välja. Ja Artemise tempel, ta kandis ka ärilist funktsiooni. Nad müüsid selliseid höbedaid kujukesi, seal oli ka selline, kui ma lugesin selle kohta, üks meteoriit oli seal, mis mingis mõttes nagu kujutas seda Jumalat, et inimesed arvasid, et meteoriit tuli, Jumal saatis selle ja panevad selle templisse, et näed, see meie Jumal saatis. Ja selle eest küsiti raha ka, et tehti sarnaseid kujukesi. Ja sellest saab lugeda Apostlite tegude raamatut, seal on ka natuke räägitud. Ja kui evangeelium levima hakkas ja inimesed tulid ära sellest süsteemist, võite kujutada, et see äriline kahju oli seal sees. Ühel hetkel on mingi kamp inimesi, kes ütleb, et ei, me ei lähe sinna templisse, me ei osta sealt neid kujukesi, lõpetage ära, see on valevärk. See on mingi ebajumal seal, ärge minge sinna. Me kujutame ette, et need prestid seal võisid väga kurjaks saada. Ehk siis jätke meelde, et see Artemise tempel, see kandis sellist olulist tähendust seal. See oli üks suur paganlik linn, Efesose linn. Ja sealt on ka üks oluline järeldus, et kuna see kompott oli seal hästi kirju, hästi palju erinevaid maailmavaateid, religioone, ja siis tulevad kristlased sealt seest välja, siis üks oht, mis kristlasi ohustab, on sünkretism. Kes teab, mis see termin tähendab? Sünkretism. See on erinevate religioonide praktikate sidumine üheks. Toon näite. Et on kristlane, uskuv, Jeesusesse uskuv inimene, aga kummardab mingi puu Jumala poole, toob sellele ohvreid ja ütleb, et näed, see puu aitab ka mind. Või näiteks tänapäeval näide, oled kristlane, usud Jeesusesse, see on Jumala sõna, aga annad mingisugust kivikest. Ütled, et selles kivikeses on energia, see aitab mind rasketel hetkedel ja see päästab mind. Sünkretism, sa seod erinevate religioonide praktikaid üheks. Ja kui me loeme näiteks teisi Pauluse kirjus, me näeme, kuidas ta tegeleb teatud mõttes selliste asjadega. Korintuse kirjas ta tegeles väga tugevate, halbade praktikatega ja mõnes teises kirjas veel. Aga Efesose kirjas otseselt sellise probleeme pole. Ja see kinnitab ka seda teooriat, et see on üldine kiri üldiseks ringlemiseks. Nii et üks taustsüsteem, mida tuleks meeles pidada, kui me seda kirja uurime, on see, et Paulus kirjutab selle kirjas selleks, et kaitsta kristlasi valeõpetuse eest. Mitte mingit spetsiifilist kogudust, ta ei tegele koguduse probleemidega, ta tegeleb üldise kristluse olemusega. Ta annabki siin kirjas üldise ülevaate Jumalast, kes me olime, kes me nüüd oleme, mida Jumal teinud on, mida me nüüd tegema peame. Üldise ülevaate annab. Ja ta annabki väga selge sõnum, et näed, Jumal on ainus, tema on üle kõige. Ei ole mingeid teisi tegelasi, on ainult üks Jumal ja temal on vägi. See on siis see taustsüsteem, mida tuleks meeles pidada, et Paulus kirjutab selleks, et julgustada ja kaitsta kristlasi valeõpetuse eest, teiste religioonide praktikate eest. Iseenesest seda kirja saab väga mitmeti jaotada. Ma tegin 6-osalise jaotuse, ma ei kattu päris peatükkidega, aga kui vaadata hästi üldise pilguga jälle, siis saab selle kirja jaotada kaks suurt plokki. Sisuliselt esimesed 3 peatükki räägivad sellest, et kes on Jumal, mida ta teinud on, kes meie olime, kes me nüüd oleme, loob sellise suure pildi, et näed, see on Jumala töö, Jumal on kõike seda teinud meie heaks. Ja siis ta loetleb siin neid asju. Ja siis tuleb teine pool, käituge nüüd vastavalt, käituge nüüd selle vääriliselt. Ja see ei ole mingisugune kogemata järjestus. See on niivõrd oluline mõista, miks Paulus seda sellises järjekorras ütleb, sest et see on üks oluline kristlik tõde. Ükski kristlane ei peaks kuuletuma selle pärast, et Jumal teda siis armastab. Rõhuasetus on vastupidi, Jumal armastab meid ja selle pärast me kuuletume. Paulus ütleb Rooma kirjas, kirjutab roomlastele, alles siis, kui me patused olime, Kristus suri meie eest. Me olime rikutud, kadunud, eksinud ja siis tuli Jumal ja suri meie eest. Jumal näitab enda armastust, me saame sellest aru ja me ütleme, et tänu Jeesus, me tahame sulle kuuletuda, me tahame sind järgida. Aga kui me seda ei rõhuta, siis sa langed sellesse lõksu, et nii, ma pean nüüd ennast hästi tubliks tegema ja siis hakkab Jumal mulle naeratusega otsa vaatama.
paranda meelt, järgi Jeesust, siis sa saad aru, et Jumal tõesti armastab. See on see oluline rõhuasetus. Aga ma räägin, et ma olen loonud siis 6-osalise jaotuse. Esimesed 3 peatükki kattuvad ja teine pool on siis salmid 4:1-16, no see on siis 4. osa sellest seeriast. Siis tulevad salmid 4:17-6:9, see on eelviimane, ja siis viimane 6:10-24. Et siis selline üldine jaotus, selline üldine sissejaotus sellesse kirja. Aga asume nüüd selle magusosa juurde. Ma ei tea, mul on nii põnev alati piiblit uurida ja siis rääkida, mis ma kõike leidnud oled. Ma loodan, et ma teinekord arusaadavas keeles ka räägin, aga katsume aru saada. Nii, Efesose 1:1. Jah, me hakkame Pauluse tervitust uurima ja seal on ägedaid asju sees. Mõtled, et mis mõttes, kuidas saab siuke asi huvitav olla? Saab küll, loeme uuesti selle ette. Paulus, Jumala tahtmisel, Kristuse Jeesuse apostel, pühadele, kes on Efesoses ja usklikele Kristuses Jeesuses. Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Amen. Halleluuja, see on Pauluse tervitus. Väga napisõnaline, väga lühike ja see mingis mõttes kinnitab seda, et see on selline üldine kiri, sest et mõnes kirjas ta on väga spetsiifiline. Ta loetleb siin igasugu veidraid staatusi ette ja mingid kaastöölised, aga siin ütleb lihtsalt, et Paulus, apostel ja usklikele. Armu ja rahu, kõik, punkt. Ja siis ta läheb Jumala kiitmise juurde. Aga uurime nüüd, mida Paulus meile siin alguses ütleb. Salm 1. Ta ütleb siin, et ma olen Jumala tahtmisel, Kristuse, Jeesuse apostel. Olete te selle fraasi peale mõelnud? Jumala tahtmisel, Kristuse, Jeesuse apostel. Ta alustab sisuliselt igat kirja sarnaselt. Ta on Jumala tahtmisel. Ta ei ole ise püsti tõusnud ja öelnud, nii, ma olen nüüd apostel ja ma lähen tegutsen. See Jumala läkitus on igas Jeesuse jüngris sees. Iga inimene, kes järgib Kristust, ta peab paratamatult ütlema, et Jumal läkitas mind. Ja apostel on selline eriline läkitus. Sellepärast ma oleksin ka natuke skeptiline nende inimeste suhtes, kes tänapäeval ütlevad, et ma olen apostel. No võib-olla ei ole, ma ei hakka otseselt vastu vaidlema, aga ma nüüd nii kindel ka ei oleks. Jumala läkitus peab sellel inimesel olema. Paulus ütleb, ma olen Jumala tahtmisel. Mitte enda tahtmisel, mitte Peetruse, mitte teiste inimeste, Jumala tahtmisel, Kristuse, Jeesuse apostel. See sõna apostel, kas te teate, mida see tähendab? Ma tean, ma ei ütle teile, ütlen küll. Kreeka keeles see on sõna apostello. Apostello on keegi, kes on välja läkitatud mingi kindla eesmärgiga, mingi kindla missiooniga. Apostello. Ehk siis ta on Jumala tahtmisel keegi, kes on välja läkitatud mingisuguse missiooniga, mingi eesmärgiga. Ja siis on öeldud, et ta on Kristuse, Jeesuse apostel. Ja kui ma seda teksti uurisin, siis siin on sellist 2 tõlgendust. Kas ta on Kristusele, Jeesusele kuuluv apostel või Kristuse Jeesuse sõnumiga apostel? Kumb on, mis te arvate? Tegelikult vastavad mõlemad tõele, aga kui ma seda kirja sisu vaatan paremini, siis ma kaldun teise variandi poole, et Paulus on Kristuse Jeesuse sõnumit edasi andev apostel. Jumal on Pauluse seadnud isikuks, kes kannab Kristuse Jeesuse sõnumit. Ja Paulus kuulutabki Kristust kogu aeg. Ta kuulutabki, näed, Kristus löödi risti, parandage meelt, ta kuulutab Kristust. Sellepärast ma julgen öelda, et ta on Jumala tahtmisel saadetud Kristuse Jeesuse sõnumit kandma. Apostello. Ja ta kirjutab pühadele, kes on Efesoses, see võib seal sulgudes olla, ja usklikele. Ehk siis kõik, kes usuvad, kaugel ligidal vahet pole. Ehk siis meie, kes me siin usume, see on meile. Ja see on piibliraamatudes ka nii huvitav. Me mõtleme, et ta on küll ühes küljest küll ajalooline. 2000 aastat tagasi kirja pandud. Aga nii aktuaalne praegusel hetkel. Nii vajalik praegusel hetkel. Need tarkused, mis siit välja tulevad, rakenda need praegu ellu ja sa näed, et inimesed vaatavad, vau, mis asja. Ja sest, et see läheb risti vastu selle ühiskonna normidega ja nende tavadega, mis meil ühiskonnast antakse. Nii et ühes küljest on nõuasse päris palju julgust, et võtta need elujuhised siit ja proovida neid täielikult välja elada. See on hirmutav, aga see kannab vilja. Ma võin öelda, et mul on olnud kogemusi, kuidas öelda, õpetus või. Teatud sellised õpetuslikud punktid, mida mina olen enda ellu rakendanud, mingid põhimõtted, mille järgi ma elan, inimesed ühel hetkel vaatavad peale, et täiesti mõtlesin, et toimivad.
ja noh, see on natuke isiklik asi, aga noh, ma olen suhtes ja siis tüdruk kirjutas, et kuule, et inimesed, kes on olnud aastaid kauem minust nagu noh, suhtes, tulevad mu juurde nõu küsima ja ma oskasin vastata neile ja nad said aru asjadest ja nad said õnnistatud ja seda kõike, sest et sa ütlesid mulle, kuidas asjad käivad. Ja siis ma olin niimoodi, okei, see on päris veider, aga noh, äge. Sest et ma lihtsalt näen vaeva, et seada enda elu selle kirja järgi, kõik. Mitte ainult Efesuse kiri, terve piibel. See oli see esimene salm. Salm 2, armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tundub niisugune formaalne tervitus, armu teile ja rahu. Noh, me ütleme ka kirikus armu ja rahu, ma ütlen ka inimestele armu ja rahu. Aga seal on ka sisuline tähendus sees. Juutidel oli hästi tavaline öelda shalom, shalom, see on ka niisugune tervitus, rahu. Nad mõtlevad ka, et Jumala rahu olgu sinuga, shalom. Ja Uues Testamendis tuleb sisse mõiste arm, armu ja rahu. Armu ja rahu. Ja ma julgen öelda, et Paulus oli üks mees, kes mõistis, et arm tuleb tõesti Jumalalt. Mees, kes tappis kristlasi, süsteemselt kiusas neid taga. Nii kui ta Kristusega kohtus, sai aru, et ta on rikutud, patune mees ja ainuke lootus on Jumala arm ja sellepärast ta ka nii võimsalt kuulutab armuõpetust. Huvitav mõelda, et kui me loeme siin Timoteuse kirja, see on üks tema elu lõpul kirjutatud kiri Timoteusele, tema ühele jüngrile. Paulus on vana mees ja selles kirjas, kus ta on vana mees, ta ütleb, et mina olen suurim patustest. Mitte, et ma olin, vaid et ma olen. Ja siis ma mõtlen, et kui sa oled selles staadiumis suurim patus, kes mina siis veel olen? Aga vaadake, et ta mõistis lihtsalt, kui väga vajab inimene armu ja halastust. Kui sa kohtud Jumala õigusega, sa tead, mis nõuded tegelikult Jumalal on. No mis see tegelik headuse lävend on, pühaduse lävend on, siis sa pead tunnistama, tead, armu on vaja. Ma ei saa natukene tublimaks hakata, sest sellest ei piisa. Lihtsalt armu on vaja. Ja Paulus ütleb, armu teile. Rahu. Ja kellelt? Jumalalt isalt ja meie issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Need on need, mitte need, see, üks Jumal on need, kolmaine Jumal. Temalt tuleb arm ja temalt tuleb rahu, mitte kuskilt mujalt. Armu ja rahu teile. Asume nüüd edasi. Loeme salmid 3-14, ma loen need ette. Te kuulsite, mida Meeri luges, see on kõik meeles. Aga siin ta võtab kokku suurejooneliselt sellise Jumala lunastava plaani. Ja kui te loete kirja selle tervikus, siis on ka huvitav selline ettekujutus, et ta hakkab hästi-hästi laialt ja ta läheb kogu aeg natuke spetsiifilisemalt. Kogu aeg ta läheb nagu, kogu aeg tuleb siuke väike zoom in. Saate aru? Ta hakkab hästi üldiselt, näed. Kiidetud olgu Jumal, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega. Nõnda nagu tema on meid valinud Kristuses enne maailma rajamist. Ta räägib sellest Jumala suurest teost, mida Jumal on kõik enne maailma rajamist kavandanud, et ta teeb. Ja ta on praegu seda ellu viimas. Siis ta läheb edasi peatüki 2. Räägib, kes meie olime. Jumal tegi meid elavaks. Siis ta räägib, kuidas Jumal meid kokku liidab. Siis läheb edasi kirja teine pool, mis me nüüd tegema peame inimestena. Aga sellest juba hiljem, järgmistel nädalatel. Aga ta hakkab hästi laialt pihta ja ta zoomib sisse. Jumala suurejooneline kiitus tuleb. Ja üks huvitav teadmine, ta ei ole huvitav, on erakordne teadmine, on see, et Jumal on kavandanud lunastust enne selle füüsilise maailma olemasolu. See ei olnud plaan B, C, D, E, F, G, see oli plaan A. Mõtle, tõsiselt. Nii paljud inimesed kurdavad, et näed, Jumal on katkise maailma teinud ja nüüd ta üritab kuidagi meeleheidlikult seda kokku lappida. Aga piibel õpetab vastupidist. Jah, maailm on katki, vajab parandamist, aga mitte sellepärast, et Jumal äkki vaatas peale, et poiss katki läks kõik, mis ma nüüd teen, ruttu peab mingisuguse plaastri kuskilt leiutama ja siis tuli Kristuse idee. Ei, enne maailma rajamist oli Jumalal selge, et näed, ma loon maailma, jah, see langeb pattu, ma teen seda sellegi poolest, aga ma saadan sinna lunastaja, kes pakub inimestele armu, kelle kaudu nad saavad kõik patud andeks. Miks Jumal nii teeb? Aus vastus, mina ei tea.
ma võin spekuleerida ja mingi filosoofilist öelda, et no kui nii on tehtud, siis järelikult see peab olema parim lahendus, mis iganes, ma ei tea. Aga fakt on see, et me oleme selles maailmas, meil on raske, meil on kannatused, aga see, et sa hakkad Jumalat salgama, sellepärast rusikaga vehkima, see ei tee asja paremaks. See ei tee asja paremaks, see ei lahenda sinu kannatuste probleemi. Teinekord, kui inimene tuleb, mulle ütleb, et näed, nii palju kurja kannatust on ja ma ei saa Jumalat uskuda. Siis ma võin öelda, et okei, teeme nii, et sa ei usu. Mis see sind aitab? Kas see teeb sul elu siis paremaks? Kas see võtab su kannatus ära? Ei ole. Sa tegid oma probleemi hullemaks, sest et sa võtsid ka viimase lootuse sealt ära. Kui pole õiglast Jumalat, kes valitseb, mis siis saab? Mitte midagi. Aga Piibel ütleb vastupidist. On elav Jumal, õiglane Jumal, armastav Jumal, kes hoolib meist. Jah, on kannatused, me ei saa alati kindlad olla, miks need juhtuvad, aga me teame, et Jumal hoolib ja ta ei ole kaugeks jäänud. Ja see katkine maailm siin ümberringi, see ei ole plaan B, see kõik liigub tegelikult Jumala tahte kohaselt. Jumal on kavandanud enne maailma rajamist seda. Kiidetud olgu Jumal. Paulus kiidab Jumalat. Ja meie issand Jeesus Kristus isa, kes meid on taevast õnnistanud kõige vaimuliku õnnistusega. See on oluline fraas. Kristuse kaudu me saame vaimuliku õnnistuse. Siinkohal oleks hea tsiteerida Leho Paldret, sest et ma lugesin ta jutluse siin aastast 2004. Ja Leho Paldre ütleb niimoodi. Tuntud teoloog. Kõigepealt tuleb meil teadmiseks võtta, et kõik, mida me saame nimetada vaimulikuks õnnistuseks ja kõik, mis pärineb Jumalalt isalt, on vältimatult seotud Kristusega. Me ei saa rääkida mitte ühestki Jumala õnnistusest, mis ei oleks Kristuses. Ja see fraas kordub siin mitmeti, Kristuses saate seda. Nii on Kristuses. Ja see temaatika tuleb ka piiblist välja, sa oled kas Kristuses või kas Aadamas mõeldakse siin patust inimest, ta on langenud patune inimene. Kas Kristuses või Aadamas, sa ei saa olla poole jalaga ühes ja poole jalaga teises, sa pead valima ühe poole. Ja me sünnime siia ilma Aadamas, võiks siis öelda, patuste inimestena. Ja Kristuses see me saame usu ja meeleparanduse kaudu. Ja kui me oleme Kristuses, siis meie osa on kõik see vaimulik õnnistus, mis siin räägitakse. Ja pane tähele, see on vaimulik õnnistus, mitte maine õnnistus, mitte lihtsalt õnnistus, sest et pühakiri õpetab ka, et Jumal õnnistab neid, kes teda salgavad. Ta laseb oma vihma sadada ka õigete ülekohtuste peale. Inimene, kes on teinud meeletult kurja, no okei, ütleme, ta ei ole lihtsalt niisugune lihtne patune, kui sellist termini kasutada tohib. Inimene, kes on, ütleme, ta on tõesti kohutav diktaator, türann, mõrvar, vägistaja, mis iganes. See inimene võib ikka võtta kohvi, vaadata päikeseloojangut, nautida seda, öelda, et see on ilus. See on arm. Millegi pärast Jumal laseb sellele inimesel seda veel teha. See on ka mingisugune õnnistus. See inimene saab ikka kõhu täis. Kui ta teeb tööd ja ostab süüa või varastab, ma ei tea. No saate aru, inimesed, kes on patusüüs süüdi, siis kes on patus süüdi, nemad saavad osa ikkagi Jumala õnnistustest, aga see pole vaimulik õnnistus. Siin Paulus ütleb, et me saame osa vaimulikust õnnistusest ja see õnnistus on saadaval ainult Kristuses. Ja siis nüüd targad inimesed, nagu me oleme, me peaks küsima, et mis see vaimulik õnnistus on. Räägid küll, see on suur vaimulik õnnistus, halleluujaga, mis asi see vaimulik õnnistus on. Salm 4 räägib pühadusest ja laitmatusest. Ta on valinud meid enne maailmast olema pühad ja laitmatud. Pühadus ja laitmatus on seotud pühitsusega. Pühitsus on patust vabanemine, järk-järgult patust vabanemine. Sa saad paremaks inimeseks. Minu meelest see on sõnum, mida me liiga tihti ei kuuluta. Me räägime, et sa saad kõik mineviku andeks, aga me otseselt nagu tulevikust ei räägi. Tulevik Kristus on see, et sa saad alati paremaks inimeseks. Ja see on nii võrratu. Inimene, kes, okei, me tahame jälle neid äärmuslikke näiteid tuua, inimesed, kes oli mingisugune petis, mõrvar, mis iganes, vahet pole, toome selle näite. On inimesi, kes on olnud nii kohutavad. Nad tulevad Jumala juurde. Nad muutuvad täielikult. Üks jutlustaja rääkis ühe loo, kuidas ta lennukis kohtus selliste Aafrika hõimu inimestega, kes olid siin ühe missionäri eestvedamisel seal rändamas lõpuks, oli see Lõuna-Ameerika. Igatahes kuskil
no kes on targem, teab, et kuskil Lõuna-Ameerikas või Aafrikas oli niisugune hõim kannibalid. Tead, kes kannibalid on, söövad inimeste liha, selline need hõimud. Noh, ja selliseid pärismaalasi, neid on veel, neid inimgruppe on veel, kuhu evangeelium jõudnud ei ole. Aga siis üks missionär jõudis selliste inimesteni. Ja kui need lõpuks mõned sealt evangeeliumi vastu võtsid, siis see jutlustaja ütles, et tead, ma nägin neid inimesi ja ma usaldaksin oma väiksed lapsed nende hoolda. See on see, mida Jumal teeb. Ma julgen öelda, et ma olen muutunud, ma ei tahagi eksida sellega, aga ma julgen öelda, et ma olen muutunud paremuse poole. Meil siin koguduses käib Johanna, te võite tema käest küsida, missugune ma olin enne Kristust ja missugune ma olen pärast. Ja mitte sellepärast, et ma olen nüüd nii tubli ja ma näen vaeva, vaid Jumal teeb seda. Muidugi inimlik pool on see, et me näeme vaeva, aga fakt on see, et Jumal teeb seda. See on see vaimulik õnnistus, sa saad paremaks inimeseks muutuda. Iga inimene tahab natuke parem olla, me saame aru, et me ei ole head inimesed tegelikult, me tahame paremaks saada. Meis on viha, vihkamist, mida iganes sees, me tahame sellest lahti saada. Ja Jumal pakub seda võimalust, sa võid saada sellest kõigest lahti. Ehk siis ma leian, et see vaimulik õnnistus on suures osas pühitsus, patust vabanemine. Jeesus tahabki meid vabastada meie pattudest, ta ei taha lihtsalt andeks anda, ta tahab ära võtta ka need kõik. Et sa saaksid olla täiesti ilma patuta. Salm 5. Meid ette ära määrates lapse õigus osaleks jällegi. Jumal määrab ette. Nüüd on see poleemikat tekitav teema siin. Jumal määrab meid ette. Mis värk sellega on? Kas sa tahad öelda, et Jumal määras kõik ette? Jällegi aus vastus, ma ei tea. Ühest küljest ma võiks öelda jah. Aga mitte nüüd selle mõttega, et siis kõik muutume passiivseks, et istume siis voodis ja küll see maailm liigub edasi, Jumal juhib seda. Ühest küljest jah, aga teisest küljest sa ignoreerid poolt piiblit. Sa ignoreerid neid käske, mis sulle antakse. Et jääme praegu selle juurde, et need Jumal, Paulus räägib Jumala tööst. Ta räägib Jumala perspektiivist ja kui me vaatame Jumala perspektiivist, siis ta võib öelda, et ta on meid ette ära määranud lapse õiguse osaliseks. Meid, kes me usume. Et kui sa usud, siis sa võid öelda, et Jumal vaatas enne maailma rajamist minu peale. Ja kui sa mõtled, kuidas see loogiliselt kokku läheb, et mismoodi ma ütlen inimesele, kes ei tunne Jumalat seda, seda sa ei tohikski tegelikult öelda võib-olla. Okei, võid öelda küll, aga fakt on see, et inimene peab ikkagi meelt parandama, ta peab uskuma. Ja siis, kui ta usub, siis ma võin öelda, et näed, Jumal on sind päästnud, Jumal on sind uueks loonud. Lähme edasi. Salm 6. Miks Jumal teeb seda kõike? Miks ta tegi selle maailma? Läks nii, nagu läks. Kavandas lunastuse juba enne maailma, miks ta teeb seda? Salm 6. Tema armu kirkuse kiituseks. Tema armu kirkuse kiituseks. Sisuliselt Jumal teeb seda endast lähtudes. Kõike, mida Jumal teeb, ta teeb endast lähtudes. Ta ei vaata sinu peale, ütleb, et nii, sa motiveerid mind midagi tegema. Ta ei vaata minu peale, et Sander, tead, ma teen nüüd seda sellepärast, et sa oled nii tubli. Mis iganes see ka ei oleks. Jumal tegutseb endast lähtudes. Tema on algus, tema on lõpp. Tema on A ja ta on alfa ja omega, jah, täpselt. Tema on kõige põhjus. Ja see on nii suur tänupõhjus. Miks? Mõelge loogiliselt, miks? Sest et kui see põhjus Jumala tegutsemises oleks meie sees, siis see oleks niivõrd habras. Sest me muutume. Meie tujud muutuvad, me võime vahepeal erilise käki kokku keerata ja see põhjus võib ühel hetkel ära kaduda. Aga kui see põhjus on Jumalas, tema tegutsemise põhjus, siis me võime kindlad olla, et see ei muutu mitte kunagi. Ja sellepärast ma võin ka kindlalt öelda, et näed, Jumal viib oma plaanid ellu, miks? Sest ta on ise otsustanud seda teha. Ta ei vaatanud inimkonna peale, otsustada, et nüüd ma hakkan midagi tegema. Ta otsustas enne seda. Ja see peaks meid just julgustama. Ja ma usun, et see on ka Pauluse mõte siin, meid julgustada. Et ta annab meile Jumala perspektiivist teada, miks Jumal tegutseb. Tema armu kirkuse kiituseks. Salmid 6-12 ja siin on huvitav selline järjestus ka, et kui me vaatame, et esimeses plokis siin või kolmandikus ta räägib Jumal isast, siis salmid 6-12 ta räägib pojast ehk siis Jeesusest ja siis pärast seda räägib pühast vaimust.
ta toob 3 ainsuse ka siia sisse. No on ju põnev aru saada sellest, mul on nii põnev. Ta toob 3 ainsus juba siia sisse, sa ei suuda üles ka leida seda, mis iganes. Salmid 6-12 räägib siis Kristuse lunastuse toimest meile. Pattude andestus on meil. On. Me saame patust vabaks. Tänu Jumalale sellest. Ja lugege salm 9. Tema on teatanud meile oma tahtmise saladuse, oma hea nõu kohaselt, mille ta Kristuses oli kavandanud. Märksõna saladus. Siis ühes küljest Kristuse lunastus, see oli peidus. Enne Kristuse endi tulekut see oli peidus. Ja mõnedes teistes kirjades ka, vist Peetruse kirjas. Peetrus loob sellise suure Jumala ülistuse või midagi, kirjeldab seda. Ja siis ta ütleb, et evangeelium on nii võimast, isegi inglid igatsevad sellesse vaadata. Ja Vana Testamendi prohvetid ka on nagu kuidagi juurdlased, et Jumal nagu ütleb neile midagi selle tulevase päästja kohta, aga nad ei saa aru, mis asi see täpselt on. Ja nüüd me saame sellest saladusest aru. Aga peab silmas pidama, et me ei suuda ikkagi täielikult Jumala saladust alati mõista. Mingis mõttes jääb hoomamatuks. Kui sa oled proovinud ära mõista täielikult evangeeliumi, seda, mida Jumal teinud on, siis sa jääd täiesti hätta. Tsiteerin Martin Lloyd-Jonesi. Ta ütleb nii, kui sa hakkad ette kujutama, et sa suudad mõista Jumala meelt ja tahet, siis oled sa määratud läbikukkumisele. Sest need on saladused, mida ükski inimmõistus hoomata ei suuda. Ja siis ta jätkab. Ja kui sa proovid mõista Jumala teid, võrreldes inimese ja maailmaga, siis kinnitan ma sulle, et sa saad olema masenduses ja õnnetu. Ja sa võid isegi oma usu kaotada ja pidada Jumala vastu vimma. Tema, Jumal, on lõputu ja igavene. Meie oleme ka lõplikud ja patused, ega suuda näha ja mõista. Ja ma pidan tõdema, et see vastab tõele. Ma olen mees, kes mõtleb hästi palju, kes uurib hästi palju. Ja teinekord tuleb niisugune sein ette lihtsalt, kui sa mõtled mingit teadmist Jumala kohta. Sul tuleb nagu mingi sein ette, et ma ei saa sellest läbi. Ühes küljest see on morenda, ma ütlen, ma ei saa kunagi kõike teada. Aga ühes küljest see on julgustav, et vaata, Jumal on nii suur. Ei ole nii, et me tuleme Jumala kuningriigis on kõik selge. Või siis, et tuled Jumala kuningriiki ja õpid 2 aastat, siis on kõik selge. Alati sa saad jälle mingisuguseid selliseid, niimoodi, vägev. Pole võimas. Mulle nii väga meeldib see. Jumalat on nii äge otsida, tema kohta õppida. See on nii võimas. Alati sa saad natuke rohkem tema kohta teada. Salm 10. Aegade täiuse korraldamiseks, see on see põhjus, õigemini see ülim eesmärk lunastuse kavandamisel. Aegade täiuse korraldamine, et Kristuse võtta kokku kõik, mis on taevas ja mis on maa peal. Jällegi, oluline tõde on see, et lunastus ei piirdu ainult isikutega. Olete mõelnud selle peale? Me räägime, et sina usu ja parandame, et siis sina saad õndsaks. See on kõik õige. Aga lunastus ei piirdu ainult inimestega. Jumal võtab terve maailma sellesse kaasa. Ta tahab lunastada ka tervet loodust. Ehk siis Kristusega toimub midagi kosmilist, midagi suurejoonelist. See oli nii, et see maailm tiksub vaikselt, inimesed nagu natuke lunastatakse ja siis nad võetakse taevasse kõik, punkt. Selle kohta öeldakse halb teoloogia, bad theology. Hea teoloogia on see, et me saame aru, et lunastusega on kaasatud ka terve see füüsiline maailm. Jumal lunastab seda loodust ka. Ja kui me loeme ilmutuse raamatus, me näeme, et maad ja taevad luuakse uueks. Kõik tehakse uueks. Ehk siis lunastusega on kaasatud ka terve maailm. Ja nüüd liigub Paulus siis pühavaimu peale sisuliselt, salmid 13-14. Ta ütleb meile, et me oleme kinnitatud, tõotatud pühavaimu pitseriga. Oluline tõde, iga inimene, kes usub, on kristlane, tema omab pühavaimu. Iga kristlane omab pühavaimu. See on sisuliselt Jumala tempel, näed, sa kuulud mulle. Võiks öelda, et see on ka ettemaks. Et Jumal annab natuke maitsta sellest täiusest, mis me tema juures kogeme. Ta annab ettemaksu. Ja teate, see ettemaksu kontseptsioon on nii huvitav. Kes tegelevad kinnisvaraga?
see on veider küsimus, aga okei, ma ei tegele ka. Aga kujutame ette, et ma üritan seda nüüd arusaadavalt sõnastada. Aga on ju sellised lepingud, et näed, see on niisugune ettemaksuleping, näed, ma annan selle lepingu sulle, annad mingi osa raha ja see on mingisugune kinnitus, et näed, ma ostan selle vara või mis iganes ära. Ja kui ma rikun seda lepingut, siis see raha jääb sulle. Mida teeb Jumal püha vaimuga? Ta annab ettemaksu kinnituseks, et kui ta midagi katki jätaks, hoidku Jumal selle eest, siis ta peaks ju püha vaimu meil alles jätma. Ja kas ta käituks selliselt? Absoluutselt mitte. Nii et mis kinnitus see on? Jumal ei katkesta oma plaani sinuga. See oli nii, et sa oled nii pühendunud, kui sa vähegi jaksad. Sa teed kõik, mis võimalik, näed täiega vaeva. Ja Jumal ühel hetkel vaatab su peale, et tead, ma tegelikult ei viitsi suga tegeleda rohkem. Anna püha vaim tagasi, saa chilli. Mitte kunagi. Kord oled püha vaimu saanud, Jumal oma plaani katki ei jäta. Nii et ära sina lõpeta Jumala järgimist. Ja siis salmid 15-23. Nüüd hakkab Paulus rääkima, ta palvetab. Seepärast ka mina, kui ma sain kuulda teie usust Issandasse Jeesusesse ja armastusest kõigi pühade vastu. Seepärast. Miks see seepärast seal on? Paulus toob suure Jumala ülistuse, suure pildi, kirjeldab, mida Jumal teinud on, ja siis ütleb, seepärast ma ei lakka tänamast. Ta näeb, mida Jumal teinud on, ja sellepärast ta tänab. See on oluline mõista, see sõna seepärast seob alati tulevast teksti eelnevaga. Ja teksti osa lõpus ta jõuab jälle sellise Kristus ülistuseni, ta näitab, et Kristus on üle kõige, Kristus on kõige pea, kõige tipp. Aga vaata, siin on selline praktiline küsimus, mis peaks tekkima. Paulus ütleb, et näed, ma ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades, et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite ja nii edasi. Miks peaks Paulus seda paluma? Ennem ta ütleb just, et näed, Jumal on suure plaani teinud, enne maailma rajamist, valinud meid, teinud meid pühadeks ja laitmatuks, annab püha vaimu. Patud on andeks antud, uus inimene oled. Ja siis ütleb, et paluge tarkus ilmutuse vaimu, et te saaksite aru. Ja siin tuleb jälle selline mingis mõttes paradoksaalne tõde välja, et ühes küljest jah, Jumal on, võiks öelda, kõik teinud, ta on andnud püha vaimu, ta on uueks loonud meid, aga me tunneme ikka poolikult. Inimene, kes tuleb Jumala riiki, ta on tita alles. Ja titaks me ei tohi jääda, me peame suureks kasvama. Ma olen rääkinud naljatades siin, et kui ma kristlaseks sain, ma tundsin küll seda, ma pidin otse uuesti käima õppima. Tagantjärgi ma vaatan, ma pidin õppima alles siputama ja nüüd ma olen vaikselt roomamise faasi jõudmas. Me oleme väiksed lapsed, me peame õppima. Aga see ei muuda tõsiasja, et me kuulume Jumalale. Ja see näitab ka seda, et me ei saa jääda passiivsusele. See on ka üks oht, mis tuleb välja, et kui me näiteks loeme ainult seda esimest poolt siin, et Jumal on kõik teinud, siis mõtleme, et mis ma siis enam teen? Miks ma midagi üldse tegema peaksin? Tänu Jumalale, et Paulus siis pärast ütleb, et paluge, et te saaksite tarkuse ilmutuse vaimu. Sest et ilma palumata me ei saa, kes palub, see saab. Paluge ja teile antakse. Nii et ära jää passiivseks. Kristlik elu ei ole passiivne, see on aktiivne. Kuidas see loogiliselt toimib? Aus vastus, ma ei tea. Ma ei tea, mitmenda korda ma seda ütlen. Aga nii see on. Ühest küljest üks tõde, see on paralleelne tõde. Paulus ütleb ka, et Jumal kavandab kõike. Ja nüüd sina mine tegutse. Ma ei hakka vastu vaidlema, ma hakkan lihtsalt kuuletuma. Salm 19. Siin ütleb, et temal on, ja milline on tema väevõrratu suurus, see tema on Jumala. Et Paulus palub, et me saaksime teada, milline on tema väevõrratu suurus meie heaks, kes me usume, tema tugevuse jõumõjul. Jällegi, miks ta peaks seda paluma?
kui Jumal on andnud püha vaimu, sul on sisuliselt see vägi ju käes, miks sa peaksid paluma, et sa saaksid seda veel paremini mõista? Ja siin tulebki selline olnud tõde välja. Meil võivad kõik asjad käes olla, aga need ei toimi veel. Toon näite. Kujutame ette, et ma ostan ägeda auto endale, pannakse kõik minu nimele, igal pool kirja, siis ma viin selle garaaži ja siis ma hoian seda garaažis. Lähen välja oma Fiatiga, mul on väike Fiat, ütlen, et mul on äge auto, aga kunagi garaažis seda välja ei võta. Kas see muudab tõsiasja, et see auto kuulub mulle? Ei muuda, see kuulub mulle. Juriidiliselt see on minu oma. Aga ma ei kasuta seda, inimesed ei näe seda. Sama võib juhtuda ka meie vaimulikus elus. Jumalal on vägi meie jaoks, aga me ei oska seda täielikult kasutada. Me hoiame seda piltlikult garaažis peidus. Ja kuidas sa saad seda kasutada? Palu tarkuse, ilmutuse vaimu. Et sa saaksid aru, mis vägi see on, mis Jumalal meile varuks on. Jällegi, aktiivne, mitte passiivne. Tegutse, ära ja lihtsalt paigal ootama, kuni sa saad aru, mis vägi see on. Hakka tegutsema, hakka praktiseerima kristlikku elu. Ja see sõna siin on dunamis. Te teate, kus Aimur enda firma nime sai. Dunamis, vägi, dunamis. Te saate väe pühalt vaimult, see on täpselt see sama sõna. Nii et see ongi seotud imede tegemisega. Üleloomulikud teod. Ja samuti ka pühitsus, sest et püha vaim on see, kes meid pühitseb. Nii et see vägi ongi saada pühamaks ja teha neid ande, mis püha vaim meile annab. Kohe jõuame lõppu. Nii, salmid 20 kuni 30, 23. See on siis viimased salmid. 20 kuni 23. Ja Paulus jõuab jällegi Kristuse ülevuseni. Ta lõpetab selle ploki Kristuse ülevuseni. Kristus on pandud üle kõige. Kristus on kõige pea, kõige tipp. Mõtled, et see on teada värk. Inimlikult sa võid seda faktiliselt teada, aga sa pead seda kogu aeg meelde tuletama. See, et Kristus on kõige pea. Sest et me ei praktiseeri seda. Me ei käitu vastavalt, saate aru? Iga kord, kui sa hakkad muretsema sellepärast, et sul telefon on katki läinud, siis sa praktiseerid seda, et Kristus ei valitse. Rick Warren ütles just isegi päris äärmuslikumalt, et iga kord, kui sa muretsed, siis sa praktiseerid ateismi. Päris huvitav. Iga kord, kui sul on raske ja sa ei palveta, siis sa praktiseerid ateismi. Sellepärast tulebki kinnitada endale pidevalt, et Kristus on see, kes valitseb. Tema on troonil, tema on tipus. Jumal on ta ülendanud üle kõige. See tuleb siit välja. Jumal tõstis ta ülesse, taevasse, enda paremale käele, andis temale kogu autoriteedi ja meelevalla. Ja nüüd Kristus valitseb üle koguduse. Ja sina lihtsalt pead küsima, et kas ma usun seda? Kas ma usun, et Kristus praegusel hetkel valitseb? Sest et kui me tõesti usume seda, siis see lahendab kõvasti neid probleeme, mis meie eludes on. Sest enamus probleeme tulebki sellepärast, et ma ei tea, mis nüüd saab. Kui ma tean, et Kristus valitseb, tema juhib seda maailma õiguses ja ta viib selle oma plaani kohaselt ellu. Pole vaja muretseda. Läheb natuke keeruliseks. Ma tean, Jumal teab. Kõik tuleb kasuks neile, kes Jumalat armastavad. Ma liigun edasi ja ma usaldan Jumalat. Kõvasti lihtsam on olla. Kõvasti lihtsam on olla. See sai tegevaks Kristuses. See on siis salm 20 ja 20. Siin Paulus rääkis väest, mis tuleb. Ja salm 20 ütleb, see sai tegevaks Kristuses. Tsiteerin Martin Lloyd-Jonesi jälle. See fraas Kristuses siis, nagu me näeme korduvalt, kui me liigume läbi selle kirja, on üks iseloomustavamaid ütlusi Uues Testamendis. See tähendab, et kristlane ei ole ainult keegi, kes usub Jeesusesse, vaid ta on ka reaalses mõistes Kristuses. Ta kuulub temale, ta on liidetud temaga, ta on ühendatud temaga. Sa lihtsalt ei mõtle teistmoodi, sa oled teistmoodi. Sa oled täiesti teistsugune olevus, olend. Raske mõista, aga nii see on. Pühakiri õpetab seda. Ja kogemuslikult see on tegelikult tajutav. Sa oled täiesti teistsugune. Kristuses.
ja sellepärast meil on ka ligipääs sellele väele, see saab tegevaks ainult Kristuses, mitte mingit muud moodi. Nii, ja nüüd võib Hanna panna selle viimase slaidi, viimase slaidi, mis iganes see on. Et siin on kokkuvõte näha nendest olulistest punktidest siin esimeses peatükis, mida tuleks meelde jätta. Jumala lunastav plaan on kavandatud juba enne maailma rajamist. Jah, päriselt on küll. Tahad vastu vaidle, aga nii on. Enne maailma rajamist. Jätke meelde. Teine punkt, Jumal on valinud meid enne maailma rajamist. Ta mitte ei kavandanud, et on mingi üldine lunastusplaan, see oli spetsiifiline. Jällegi, inimesed tahavad vastu vaielda sellele tööle. Ma saan aru, miks te vastu vaielda tahate, mõtlete, et see on natuke vastuoluline, see ei ole loogiline, aga Piibel ütleb konkreetselt seda, ta on meid valinud, meid usklikke inimesi. Kuidas see evangeelselt kokku läheb, ma ei tea, aga ma lihtsalt tean, et igaüks, kes usub, see saab õndsaks. Aga see on kristlasele nii suur julgustus teada, et ma olen valitud enne maailma rajamist. Kas pole Jumala armastus mitte suur? Ja Paulus õpetab seda meile ka. Kõik õnnistused ja Jumala rikkused, kõik vaimulikud õnnistused on kättesaadavad ainult Kristuses. Ilma Kristuses olemata sa neid kätte ei saa. Püha vaim on iga uskliku sees ja püha vaim on see tempel, see kinnitus, et sa kuulud Jumalale. Et ta viib oma igavese plaani ellu. See on kinnitus. Ja siis see praktiline üleskutse, et meil tuleb paluda tarkuse ilmutuse vaimu, et mõista sügavamalt neid Jumala rikkusi. Nii et kristlik elu on aktiivne, mitte passiivne. Aktiivne, mitte passiivne. Ja siis Kristus on üle kõige. Tema on pandud üle kõige koguduse peaks. Kristus on koguduse pea. Need punktid tasub meelde jätta. Sest et need tööd muudavad meie elustiili ja teevad meid palju stabiilsemateks. Kõige stabiilsemad inimesed ongi tegelikult need, kes võtavad selle õpetuse Piiblist ja järgivad seda kõik. Aamen. Järgmine nädal tuleb teine peatükk. Saame ülistada, palvetan. Issand, me täname sind, et sul on üks plaan. Ja sa juhid seda maailma ühe kindla eesmärgiga. Me täname sind, et sa oled kutsunud meid sellest plaanist osa saama. Aitäh sulle sinu suure armu ja sinu suure halastuse eest. Ma palun, et need inimesed, kes ei ole veel sinu kuningriigis, sinu plaanis, et nad saaksid ka kaasatud. Palun kutsu nad enda juurde ja näita neile, et sa oled nad valinud juba enne maailma rajamist. Näita neile, et sa armastad neid ja sa hoolid neist. Aita meil kuuletuda sulle, võtta vastu sinu tõde nii, nagu see kirjas on. Ja saada sellest julgustatud, üles ehitatud ja palun lihtsalt kinnita meid, et me oleme sind järgimas. Kui meil on vaja meelt parandada millestki või midagi üles tunnistada, siis palun too see esile ja aita meil need praegu palves sinu ette tõsta. Isa, ma palun, et sinu tõde jääks esile. Kui midagi ei ole sinu sõnaga kooskõlas, mis ma täna jagasin, siis palun kustuta see inimeste mõistusest ära, enne kui see kahju teeb. Palun jätta ainult tõde asemele, see, mis vastab tõele. Aitäh sulle, et me saame sind usaldada. Aitäh sulle, et sina valitsed seda maailma õiguses. Aitäh sulle, Jeesus, et sina oled koguduse pea. Aamen.